Ja nii nagu te seda joonist võite vaadata, siis kõik sooviksid jälgida või järgida seda rohelist joont ja jõuda siis Tokyos oma võimete tippu, et kas selleks on siis Martin Kupper või selleks on Neljapaat või selleks on vehklejad. Et küsimus on selles, et mida me teeme, kas me jälgime seda punast joont, kas me jälgime seda rohelist joont, kas me jälgime seda sinist joont, et katsuks seda teaduspõhist lähenemist ka sporti tuua, et treenerid ja sportlased ei peaks olema üksi oma tegemistes, et neil oleks koht, kus küsida alati abi füsioterapeutidelt ja ülikoolilt. Ja kui ma küsin teie käest, et mis on siis sportlaseks kõige olulisem? Kes teab vastust? Kuldmedal. Kuldmedal on oluline, aga kuidas sinna jõuda? Jah, et kui sportlane püsib terve, saab ta ju treenida, eks. Et Neljapaat saab treenida 4-kesi, mitte 3-kesi. Et Kupper saab treenida ikkagi iga aasta olümpia suunas, mitte juba ühte hooaega vahele jätma, mis need näitajad siin olideks. Et kui sportlane saab treenida, järelikult saab ka areneda. Ja kui sportlane saab areneda, siis ta tegelikult saab jõuda ju tulemusteni, mis on see kõige olulisem sportlastele ja meediale ja meile kui pealtvaatajatele, kõrvaltvaatajatele. Aga hetkeprobleem on siis tegelikult selles, et pigem nagu sportlased pöörduvad meditsiinipersonali poole alles siis, kui on tekkinud mingi tervise probleem või vigastus. Aga see tähendab seda, et nad peavad jätma siis selle pausi oma treeningutesse, mis ei mõjuta ainult seda sportlast, nagu me kuulsime siin ka treeneritelt, et kas me saaksime nagu vigastusi varem ennetavalt jaole saada, et ei tekiks see häda, vaid me kustutame tule juba varem ära, et ei anna nende lastele neid tikke kätte, et see tulekahju tekiks. Ja sageli need vigastused jõuavad meieni alles meedia vahendusel, et me võime neid siin erinevaid meediaväljaandeid järjest välja tuua, mis kõik näitavad, et kui palju on tegelikult neid probleeme, mida me kahjuks ei registreeri piisavalt hästi, et see on kindlasti üks koht, kus me oleme ka juba Tartu Ülikooli siis endise kehakultuuriteaduskonnaga seda hakanud vaikselt tegema, et jälgime, millised traumad, vigastused on kõige levinumad sportlaste seas, et mida me üldse ennetama peaksime hakkama. Ja kahjuks on see, et enamik vigastused on siiski nagu ülekoormusvigastused, mis tähendab seda, et see on treeningmetoodika veast tekkinud vigastus. Et otseseid selliseid kukkumisi, traumasid vastassportlase poolt on nagu vähem, kui me arvame. Ja seda saab adekvaatselt ja süstemaatiliselt testides, sportlasi hinnates, jälgides, monitoorides väga ilusti teha. Ja rääkides siis Eesti Olümpiakomitee, või mitte Eesti Olümpiakomitee, vaid Eesti Olümpiakoondise peaarstiga, doktor Mihkel Mardnaga, siis need olid need vigastused, mis tekkisid Rio olümpia käigus. Et nagu te näete, siis 2 sportlast pidi siiski olümpial olles katkestama olümpia. Et ta ei saanud ennast realiseerida, ta küll jõudis sellele võistlusele, aga ei saanud lõpetada. Ehk et vigastus segas ja mõlemal juhul võib vaadata seda, et tegemist on ikkagi pigem ülekoormusvigastusega, et kas see on reie tagakülje lihasgrupi vigastus, mis tuleb ikkagi ülekoormusega treeningkoormusest võib olla mitte adekvaatselt taastades, mis tasapisi kuhjub. Et hinnates testidest saaks võib-olla nagu varem jaole ja siis lihaskrambideks. Ja need vigastused, mis häirisid sportlaseid siis olümpiaks valmistumisel, olid siis alaseljaprobleemid, väsimusmurrud säärelihast või sääreluueks, kõõluste probleemid, kõhrelised probleemid, puusaligiste pitsumus ja roide vigastused. Et jällegi, üks nendest siis katkestas siiski võistluse. Jõudis olümpiale, aga ei saanud realiseerida oma võimet seal maksimaalselt. Ehk et meil on seda potentsiaali ja seda mõttekust süstemaatilisemalt oma sportlasi monitoorida ja testida, et ära hoida siis nende vigastuste tekkimine. Ja küsimus on siin mitmel korral läbi käinud, et mis me nüüd siis Tokyosse minnes peame tegema, kas me peame rohkem trenni tegema. Või pigem see, et me saame nagu targemini treenida ja nagu Mati Killing ütles, me saame tegelikult targemini taastuda, et see on nagu väga-väga oluline. Ja siin on see märksõna, mis käis ka Aleksander Tammert jutust läbi, et see koostöö erinevate tugistruktuuridega, erinevate instituutidega siis Tartus ja Tallinnas. Ja üheks näiteks on alati see, et sportlased ei julge puhata ja nad treenivad oma treeningud sellegi poolest ära, sest nad on justkui harjunud olema natukene väsinud. Ja selle väsimuse foonil kui me ei lase sportlastel puhata, sest plaan on ju vaja täita, eks, et jõuda sinna olümpiale.
ja sealt hakkavadki tekkima need ülekoormustraumad ehk et need treeningkoormuse, valest treeningkoormusest tingitud vigastused. Ja see on siis hollandlaste poolt loodud mudel, et kuidas siis saaks üldse ennetada vigastusi, et selline 4-astmeline mudel, et kõigepealt me peame aru saama, et millised on need vigastused, kui tõsised need on, ja teise astmena peame saama aru, et millised on need riskitegurid, mis on see mehaanika nende vigastuse tekkimise taga. Kui me neid kahte asja teame, siis me teame, millist ennetamismetoodikat me peame sisse viima. Ja siis me saame seda protsessi uuesti mõõta. Et seda protsessi ma võin öelda, et kui me tegime ühe magistritöö siis kergejõustiklaste põhjal ühe sprindi treeninggrupi peal, siis jälgisime neid siis 3 kuu lõikes, iga nädal neid 1 korra testides, jälgides nende alajäseme liikuvust hüppeliigese piirkonnas, ree tagakülje liikuvust jälgisime, puusaliigese liikuvust jälgisime ja tõepoolest me nägime ette, et hakkavad tekkima vigastused. Ja tagantjärgi analüüsides oli näha juba 2 nädalat ette, et sellel sportlasel tekkis vigastus, sest mõõtmistes olid juba olulised erinevused sees võrreldes sellega, mis me tegime enne testimist. Et oleks saanud tõmmata pidurit. Ja kui me võtsime ka eelmine aasta mõõtmisele, siis jälgimisele Eesti noorte kergejõustikukoondis U18-23 vanuses ja me järgisime neid siis küsimustikuga 3 kuud. Ja siin on praegu need protsendid, et kui paljudel nendest meie noortest, kes võiksid siis jõuda Tokyosse, kui paljudel esines selle 3 kuu jooksul siis põlvevalusid ja põlveprobleeme. Ja see mõõtmine oli siis tehtud tegelikult enne Eesti meistrivõistlusi ja enne Euroopa meistrivõistlused 3 kuud. Et te näete, et siis kui on mahud suuremad, võistluseks valmistumisel on ka probleeme rohkem. Et see on ikkagi treeningkoormusega seotud. Alaselja probleem esines teatavatel inimestel kogu aeg. Rei tagakülje probleeme sprindigrupil, hüppajatel, sprinteritel praktiliselt pooltel, 40% meie nendel noortel talendikatel kergejõustiklastel esines siis rei tagakülje probleeme. Aga jätke meelde, nad treenivad, võistlevad edasi kogu aeg. Keegi mitte ühtegi treeningut vahele jätnud praktiliselt. Ja kui me võtsime siis ühe naisprinteri näiteks, et siin on siis 100 punkti skaala, siis sellel naisprinteril on 3 kuu jooksul kogu aeg pidevalt 3 piirkonna probleemid. Rei tagakülg, selg ja kubeme piirkonna valulikkus. Ja see 100 punkti tähendab seda, et ta ei saa treenida. Natuke allapool tulles ta saab treenida, aga see probleem segab teda. Ehk et need noored treenivad meil ikkagi läbi valu ja küsimus ongi see, et nagu ma olen seda korduvalt ka erinevates ettekannetes küsinud, et kas see siis peab tõepoolest olema läbi valu tehtud, sest füsioterapeutidena me teame, et igasugune valu muudab meie lihaste toimimist. Me ei kasuta neid lihaseid, mida me peaksime kasutama, me teeme seda millegi muu arvelt. Ja sealt need ülekoormusvigastused tulevadki, et me nägime ka sprinteritel ja hüppajatel siis väsimusmurdusid, mis oli meie jaoks nagu täiesti üllatav ja te näete, et see hetk, kui see suur punane ring tuleb, et on siis tekkinud see väsimusmurd, et sellele eelnevalt on juba mitu nädalat need probleemid püsinud õhus, aga ta on siiski treeninud. Ja samamoodi hüppajadeks, et see kollaste punktidega joon, see lilla joon on see, et teda häirisid siis need kubeme piirkonna valud ja siis lõpuks diagnoositi siis häbemeluu väsimusmurd. Et kas me oleks võinud temaga varem tegelema hakata? Jah, loomulikult oleks võinud. Ja mida me siis tegelikult nagu plaanime koostöös siis Tartu Ülikooli spordivigastuste ennetuse uuringute keskuse Tartu Ülikooli kliinikumiga tegema hakata on sellist süstemaatilist sportlaste hindamist, mida me praegu oleme teinud nagu rohkem uuringute väljundina ja rohkem sellise sotsiaalse projektina. Et me hindame loomulikult sportlaste baasliigutuslikku võimekust. Me hindame spetsiifilisemalt hüppeliigese liikuvust. Me hindame tasakaalu, ree tagakülje lihaste siis isomeetrilist jõudu, ree tagakülje säärelihaste vastupidavust ja õla liigest ümbritsevate lihaste omavahelist tasakaalu. Ja need kõik testid on tegelikult mobiilsed, et me ei pea selle jaoks minema otseselt laborisse, et meie eesmärk on selle asjaga see, et me võime liikuda sportlase juurde, me võime liikuda treeninggrupi juurde, et see jõuaks võimalikult palju noorte sporti, noorte gruppi, mis on mitmel korral välja tulnud, kui oluline see on, et noorte treenerid on äärmiselt olulised, aga need noored on vaja hoida ka tervena, et nad jõuaks kuhugi. Ja kui minu juurde pöördus 2 aastat tagasi siis Triatloni liit, kes kuulis sellest projektist, mida me siis ajame siin, ja ütles, et meil on nagu praegu mure see, et meil on väga head 3 tippu, aga tagumine maa on nagu tühi, et aidake meil siis tuvastada need sportlased, kellel rohkem panustada.
ja kuna nad on väike alaliit, et me peame hoidma neid nagu tikutulega, me peame hoidma nad tervena, et nad jõuaks sinna. Ja natuke tutvustada neid tegevusi, ehk et see baasliigutus hindamine koosneb siis 7 erinevat testist, mida me siis skoorime väärtuses 0–3, et iga liigutus annab teatava punktisumma, mis on maksimaalselt 3 ja kui seal on valu, saab ta 0. Ehk et maksimumpunktisumma on tegelikult 21 ja iga vale liigutusmuster, ehk et ta kompenseerib seda liigutust, võtab punkte vähemaks. Ja mida on uuringud näidanud seda, et kui see punktisumma jääb alla 15, siis sama hooaja jooksul või sama aasta jooksul on 4 korda suurem tõenäosus saada vigastus. Et kui ma ütlen teile praegu, et teil on täna 4 korda suurem tõenäosus võita loto, siis mina läheks küll lotot ostma. Et loomulikult see ei tähenda, et need vigastused tekivad, vaid on küsimus see, et kui te plaanite koormust tõsta ja teil on justkui nagu rattal pidur peal, siis ega me kaugele ei sõida sellega, et see pidur kulub läbi või siis tekivad muud probleemideks. Ja kui me jälgime hüppeliigese liikuvust, jällegi väga lihtne hinnata ja kui me jälgisime kergejõustiklasi, siis uskuge mitte, aga need tulemused muutusid lausa 2 korda 1 nädala lõikes ja nendel inimestel hakkasid tekkima kannakõõluse probleemid. Kui kannakõõluse probleemid tekivad, siis tulemuseks võib olla kannakõõluse rebend, mis tõttu sportlased lõpetavadki karjääri ära. Väga paljud lõpetavad. Reie tagakülje isomeetrilise jõu hindamine, mida me jälgisime siis sprinteritel iga nädal ja me nägime siis muutusi nendest tulemustest, mida nad tegid hooaja alguses, kus ei olnud suuri treeningkoormusi, kus sportlased peaks olema justkui puhanud, peaks olema valmis treenima, et ei ole kuhjunud vigastusi. Ja samamoodi Reie lähendajatel, et jalgpalluritel siis Austraalias uuringud on näidanud, et on teatav tulemuste väärtus, et kui alla selle sportlane ei jõua rohkem suruda, siis on väga suur tõenäosus kubeme piirkonda vigastada, et need lihased ei oma piisavat jõudu, et teid siis seal spordis edasi tõueta, mida see spordiala parasjagu nõuab. Reie tagakülje lihaste vastupidavus, mis on sama säärelihaste vastupidavusega, et kui me testisime neid meie maratoonaritel, aga kuna me lülitasime siia juurde siis ka tempo, mis arvestab siis selle kõõluste elastusenergia rakendamist ehk et eksentrilist faasi, siis ma pean tunnistama, et meie maratoonerid jõudsid teha alla selle normi. Ja kui te mõtlete meie maratoonereid, mitu jõudis sinna maratoni finišisse, siis eeldaks nendelt ikkagi väga head tulemust. Mitte seda, et nad on tegelikult nõrgemad, kui nad peaksid olema ja me hakkame siis lisama neile järjest treeningmahtu, intensiivsust ja koormusteks. Et väga selgelt saame välja tuua need kitsaskohad, mida treeningutel siis peaks jälgima. Ja samamoodi tasakaal, et kui me siin testisime, praegu meil pilootprojekt käimas siis Tartu Tammeka jalgpalliklubiga terve hooaeg, me oleme need niimoodi jälginud, nüüd tasapisi nende testidega, mida ma siin vaikselt räägin. Aga kui me testisime eelmine aasta meie siis umbes 80 jalgpallurit ja umbes 60 korvpallurit, siis head tasakaalu omas neist umbes 20%. Ei ole nagu eriti palju lubav noorte spordi tulevik selle põhjal. Et kui mõtleme, kui palju on hüppeliigese vigastusi ja muid traumasid, et kui sportlastel on halb tasakaal, siis ilmselgelt nagu kaugele ei jõua. Et õlalihaste testimine, et kus me testime siis sümmeetriat õlaliige stabiliseerivate lihaste vahel, et mis peaksid siis hoidma õlaliigest korrektses asendis, kus saab siis teha igasuguseid löögiliigutusi tennisistidel, võrkpalluritel, käsipalluritel, ujujatel, kus on miljoneid kordused aastas. Et kui kuskilt on midagi pilti kudades 8, siis ilmselgelt hakkab kuskilt midagi ju kuluma. Ja lõppkokkuvõttes me saame siis sellise pika tabeli, kus me hakkame siis treeneritele ja sportlastele lahti harutama ja millest me saame siis edaspidi jälgimiseks materjali, et kuhu ta peaks jõudma, kus ta oli enne, et kas me saame lubada teda maksimaalselt trenni teha. Ja me saame need kenasti välja tuua, et see on spetsiifiline ujujate testimine, mida me praegu rakendame ja me saime konkreetselt näiteks Tartu ujumisklubi treeneritele öelda, et milline sportlane kahjuks praegu ei saa ujuda rinnuli. Sest üks jalg ei suuda teha tal ujumisviisi jaoks vajalikku liigutust. Enne kui ta seda ei suuda sümmeetriliselt teha, siis ta koormab ühte jalga rohkem. Me tegelisime tema 2 nädalat ja asi oli korras ja sai hakata rahulikult treeni tegema jälle. Ja küsimus on see, et nagu minu Soome kolleegid siis on 2 aastat seda spordivigastuste ennetamise konverentsi rahvusvahelist kongressi korraldanud ja on seda alati pealkirjastanud siis Mission Impossible'ina. Ja
tahavad justkui sõnastada, et see tegelikult on võimalik. Ja kui ma küsin teie käest, et kas te käite regulaarselt hambakontrollis? Hambaarsti juures käite? Miks me käime hambaarsti juures? Et ära hoida või hambaauku teket, et jah, me käime 2 korda aastas hambaarsti juures, tore, aga kui ma ei pese hambaid regulaarselt, ma pesen ainult korra nädalas oma hambaid, siis hakkab tekkima mingi jama ja siis 2 korda aastas ka hambaarsti juures käia, et lappida kokku neid auke, ei ole just väga jätkusuutlik. Ja seda me siis olemegi siin üritanud selle vigaste ennetamise testimissüsteemiga luua, et pakkuda siis tiimidele tiimitööd, et testimissüsteem, millest tuleb siis konkreetne teadmine sportlastele, mida nad peavad tegema oma soojenduse ajal, et see muutub juba teraapiaks, nad teevad seda regulaarselt, et ennetada vigastusi. Me planeerime neid treeningkoormusi koos nendega sellest konkreetsest infost, mida nad saavad testimissüsteemist. Ja meie juures käisid just siis rannavalle paar Nõlvak Tiisaar, eelmine nädal lõpetasid oma hooaja ära, pöördusid meie poole, et kuidas valmistada ette uueks hooajaks. Nad ei jõudnud parasjagu olümpiale, natuke ei puudu neil, ja tahtsid teha uusi järeldusi, et kuidas minna edasi. Kuna neid aitab nii vähe inimesi, siis me läksime neile appi ja me leidsime konkreetsed põhjused, miks neil mõlemal on õlaprobleemid, terve hooaeg kimbutanud, said oma konkreetsed tegevused, said kättega omale spetsiifilise õlavigastuse ennetava soojendusprogrammi, mida me oleme välja töötanud, mida teeb praegu Tartu ujumisklubi regulaarselt juba kevadest saadik. Et nii me üritamegi sportlasi aidata. Ja jällegi ma ütlen, et see on kõik toimunud koostöös siis nii ülikooliga, et saada see keskus tegutsema ja koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga, spordimeditsiini taastusravi kliinikuga, et me koos üritame seda ka jätkata ja võimalikult palju tuua seda siis sportlasteni, et lähme nagu teadlikumalt edasi. Aga jah, tänan kuulamast!